Lapsed ja õrnahingelised, pigistage silmad kinni, pange sõrmed kõrva. Algab käkikeerajate nädala ringvaade. Sel nädalal Ärma Toomas esitles Iivi Masso raamatut. Streik, palju kära, vähe villa. Ja pühitsesime naistepäeva. Hakkame pihta. Ärma Toomas esitles Iivi Masso raamatut. Kuigi meie esikäkikeeraja Ärma Toomas on õigete inimeste poolt palavalt armastatud, ei oska kahjuks rumal ja hall rahvamass temast ikka veel lugu pidada ja teda küllaldaselt hinnata. Seepärast võttiski ta eeskuju oma elegantselt lihtrahva õpetamisega kuulsust kogunud naiselt Evelinilt, kes talle mõõduka tasu eest Ärma turismitalus peavarju pakub. Evelin saab aru, et temasugune rafineeritud, avantgardlikke viltkübaraid ja muid suurmoode moe maailmale tutvustav, üldiselt imetletud kuulsus peab sageli telesaadetes ja ajakirjanduses esinema. Ta tunneb endal lausa kohustust pakkuda vaimupimeduses vaevlavale rahvale eeskuju. Selleks ta lasigi koostada omanimelise kokaraamatu. See andis talle suurepärase võimaluse raamatut paljudes kohtades esitlemas käia ja lihtrahvale gurmaanlike hõrgutiste valmistamist õpetada. Evelini eeskujul palkas Toomas omale raamatu kirjutajaks andeka ajakirja Diplomaatia toimetaja Iivi Anna Masso, kes on Eesti Ekspressi andmetel kuulsa Eesti naiskolumnisti Beata Kana vaimne eeskuju. Pealkirjaks on Omal häälel. Raamat pole mõeldud eluloo kirjeldusena ega mälestusraamatuna. Selle eesmärk on tutvustada Ärma Toomast mõtlejana ja riigimehena ning rääkida ka ta tõekspidamistest. Esmalt näib, et sellise eesmärgi saavutamine on võimatu, aga võib ju ka neid mõtteid kirja panna, mille mõtlemise eest on makstud Ärma Toomase esinduskuludest kõnede ja raamatu kirjutajale. Samuti võib ju rääkida riigimehelikkusest üldiselt. Pole ju vaja selgitada, et toodud näited ei ole Eesti esikäkikeerajaga otseselt seotud. Tõekspidamistega pole probleemi. Neid võib valida igasuguseid. Kasulik on muidugi valida selliseid, mis on momendil kõige populaarsemad. Andekas ajakirjanik Masso saigi raamatujao materjali kaante vahele. Eesti Käkikeerajate Liidu veebilehe toimetajad peavad tunnistama, et me pole Masso raamatut lugenud. Meil ei õnnestunud kahjuks ka leida kedagi teist, kes oleks seda teinud. Olles aga teadlik autoritasude suurusest, mida Masso tavaliselt saab, võime arvata, et raamat on hästi kirjutatud ja toimetatud. See oli kindlasti tark tegu, et Masso hoidus käsitlemast Ilvese huvitavaid eluloo seiku. Markantsemad poleks kindlasti sobinud raamatusse panna, aga samas oleks nende väljajätmine võinud ajendada mõnda nostalgiast haaratut või koguni mõnda tülinorijat neid kas või raamatu esitusel meenutama. Näiteks oleks võinud mõni Ameerikas elav endine joomakaaslane hakata rääkima toredatest pidudest, mille lõpul oli tavaliselt vaja 2 tursket meest, et aidata Ilvesel püsti tõusta ja jalgadel seista. Tallinlased oleks ehk hakanud juttu tegema Ilvese osavatest korterite ärastamise tehingutest. Kui on tegemist raamatuga, mille pealmine teema on sügavad mõtted, riigimehelikkus ja tõekspidamised, pole otstarbekas sellistest asjadest loomulikult juttu teha. Esialgu ettevaatuse mõttes anti raamat välja ainult soome keeles. Nagu teada, pole isegi prohvetid kuulsad omal maal, raamatutellijatest rääkimata. Eestis on kahjuks üleliia palju pööblit, kes ei oska oma riigipea vastu küllalt aupaklik olla või isegi vaos hoituks jääda.
Soomlased on seevastu vähemalt külastajate suhtes ja Soomes ja palju viisakamad. Seadus kohustab ka Soome politseid kaitset pakkuma võõrriigi riigipeadele. Pealegi eemaldatakse Soome poodidest mädanenud tomatid palju kiiremini kui Eesti poodidest. Soomes läks kõik hästi ja seepeale otsustasidki Ilvese hooldajad avaldada massoraamat ka eesti keeles ja lasta Ilvesel tugevdatud ihukaitse valmisolekul seda Apollo raamatupoes ja kirjandusmuuseumis esitleda. Paljudele jääb muidugi täiesti arusaamatuks, miks Ilves esitleb massoraamatut, sest tavaliselt esitlevad autorid oma raamatut ise. Sellel juhul on erand aga arusaadav, sest on tegemist raamatuga, mis on kinni makstud Ilvese esinduskuludest maksumaksjate kulul. Presidendina on ju Ilvesel kohustus esindada Eesti riiki ja seega ka Eesti maksumaksjaid. Sellisel juhul on igati sobiv autor kõrvale jätta ja lasta esitlemine teha maksumaksjate esindajal. Pealegi, kui too on isik, kellest autor peamiselt kirjutab. Eesti Käkikeerajate Liit õnnitleb edukat kirjaneitsit Iivi Massot ja soovib edu ka meie ja teiste õigete inimeste poolt palavalt armastatud Ärma Toomasele. Hea algus on tehtud. Loodame, et esimese raamatu edu rajab tee terve omal häälel sarnase raamatusarja avaldamiseks. Järgmine raamat võiks olla näiteks Omal jalal ja peale selle miks mitte Rahva kulul ja Ärma veerel. Streik. Palju kära, vähe villa. See on muidugi ennekuulmatu nägematu, et eestlased streigivad, sest meie andekas võimueliit on juba ammu harjutanud lihtrahva piskuga elama. Näib aga, et mingid pahatahtlikud tülinorijad olid suutnud rahva nii üles ärritada, et üle 17 000 haridustöötajate mitte ainult ei ähvardanud streikida, vaid streikisidki. Ametiühingu tegelasel Sven Rondikil, kes oli üks streigile ässitajatest, jätkus isegi häbematust hooplemiseks, et taas iseseisvunud Eestis seni toimunud suurima osavõtuga streik näitab, et kodanikuühiskond on tegelikkuses välja kujunemas. Meie kindlameelne võimueliit streikijatele õnneks midagi sellist ei lubanud, mis oleks meie palkade ja kuluhüvitiste tõusu ohustanud. Nii et koerad küll haukusid, kära oli, aga karavan astub kindlal sammul edasi. Meie partokraatlik valitsus on kindlalt võimul. Kodanikuühiskonna tekkimist pole vaja karta. Me ei saa muidugi ignoreerida seda kurba fakti, et selline tavatu streik Eestis toimus. Loodame, et see on meile hoiatuseks ja innustab meid veelgi agaramale võitlusele võimueliidi hüvede kaitseks. Eelkõige on meil vaja suukorvistada rahvast rahutustele ässitavad ametiühingute tegelased ja ajakirjanikud, et tulevikuks juhiks ametiühinguid ainult meile ustavad ametnikud ja tegutseks ainult ajakirjandust, mis meid toetab. Pole näiteks vaja avaldada andmeid, mis lihtrahvast ärritavad. Milleks on lihtrahval vaja teada, et koolis ametiteed alustava noore magistrikraadiga õpetaja palk on 1,7 korda väiksem kui Riigikogu liikme igakuine kuluhüvitis? Milleks on vaja teada, et koos kuluhüvitistega on rahvasaadiku sissetulek pedagoogi omast 7,4 korda suurem? Kahjuks teeb Eesti käkikeerajatele halba ka rivaliteet, mis valitseb kahe peamise Eesti käkikeerajate leeri vahel. Näiteks töötas Moskva-meelsete leer, mis koosneb Tallinna ja Narva suurtest juhtidest, otseselt vastu venemeelsete leerile, mis koosneb praegusest Toompea võimueliidist. Moskva-meelsete eesmärk on teatavasti võimule tõusta oma vene rahvuskaaslaste ja Putini abil. Venemeelsete leer
Praegune Toompea võimueliit üritab seevastu oma võimu ja majandusliku heaolu kindlustada peamiselt meie vene vennasrahvaga äritehingute sooritamisega, nagu näiteks laiaulatusliku elamislubade või sadamaaktsiate müügiga. Selle moskvameelsete ja venemeelsete leeride omavahelise rivaliteedi tagajärjel toetasidki moskvameelsed tööandjatena iseenda transporditööliste streiki. See näib kummaline, sest nad oleks võinud ju toetust näidata sellega, et kohe kõikide streikijate nõudmistega nõus olla. Nende tõeline motiiv oli muidugi venemeelsete leeri praeguse Toompea võimueliidi võimu kõigutamine, et lähemale tuua päev, mil nad ise saavad võidukalt Stenbocki majja kolida. Natuke oli streigist siiski kasu ka praegusele Toompea venemeelsete leerile. Ajal, kui kõikide tähelepanu oli streigile pühendatud, sai majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, keda ta parteikaaslased armastavalt Lihula liunikuks kutsuvad, täielikult oma kontrolli alla Euroopa abiraha jagava ettevõtluse abistamise sihtasutuse või EAS-i. EAS-ist käib läbi rohkem raha, kui on võimalik teenida Vene allilma tegelastele elamislubade või Tallinna Sadama aktsiate müügiga. Selle kontrollimine kindlustab Partsi ta äripartnerite ja semude majandusliku tuleviku. Partsil õnnestus streigi käravarjus lahti saada EAS nõukogu liikmetest, kes olid vastu Partsi äripartnerite nimetamisele nõukogusse. Kui nendel oli king antud, oli takistus kõrvaldatud ja Parts võis koostada nõukogu ustavatest oma poistest. Eesti käkikeerajate liit jääb lootma, et kõik tublid Eesti käkikeerajad saavad aru, et nende ühised huvid on tähtsamad kui oma kaasvõitlejate arvel kasu lõikamine. Kui meie endid ühele liistule ei tõmba, võivad meie vaenlased meid tulevikus ükshaaval mitte ainult liistule, vaid ka lohku tõmmata. Pühitsesime naistepäeva. Möödunud nädala suur sündmuseks nii hästi kõikidele tublidele Eesti käkikeerajatele kui ka lihtrahvale oli naistepäev. Teatavasti on just Eesti käkikeerajad suutnud õndsast nõukogude ajast tuua tänapäeva palju parteikoolis õpitud ja muud kasulikku, mis on meid aidanud taas iseseisvunud Eestis kiiresti haljale oksale jõuda ja ka praeguse võimueliidi tippu tõusta. Paljud arvavadki, et ka naistepäev on okupatsioonipäevade pärand. Aga nagu mõnikord juhtub, pole paljudel õigus. Nii hästi venelased kui ka Puna-Vene impeerium laenasid naistepäeva hoopis meie oma setudelt. Juba igivanast ajast on Setumaal pühitsetud eidepäeva, tuntud ka paabapäeva nime all. Seda pühitsetakse samuti märtsis, aga 14., mitte 8., nagu see nõukoguaegsete tavade järel Eestis harjumuseks on saanud. Eidepäeval saavad naised omavahel kokku ja peavad püha. Kui naised püha naudivad, peavad mehed nende eest kõik kodused tööd ja talitused sooritama. Tollel päeval ei tohi keegi päevasel ajal ahju peale pikali heita, küllap vist seepärast, et mehed ei saaks laiselda, vaid teeksid ikka hoolega ära nii hästi enda kui ka kõik naiste tööd. Nendel, kes seda keeldu eiravad, pidavad suvel selg haigeks jääma, laiskus vaevama või isegi paaba ehk küür selga kasvama. Lapsed teevad tol päeval nalja, visates üksteise kingi ahju peale, et vaadata, kas nende sõsarad või velled saavad oma kingad sealt kätte ilma ahju peale ronimata ja küüruga riskeerimata. Setud pajatavad eidepäevast sedasi. Tuulpäeval pidävä naase vanast aost jo pühi, inapsi tuutalo on pallu naisi. Tuulpäeval ei koa kangast, ei prääda, ei midagi muud säänest. A meesterahva tegeva kõike tüüd. Tuulpäeval minda iiahu peale,
siis jääs suvel põimuaiku selghaigest. Latsi lõilti, vaba jääs selga. Õdakum, siis heidi latse nimme tõusu kängitse ahu viruselu, nagu saasi muidu kätte, kui mine ahu pääle. Mõne ütli õtsis kasus küll selga, kui ahu pääle läheb. Nüüd pole meestel õnneks enam vaja koduste askelduste eest ennast ahju peale peitma minna. Kodustest toimetust hoidumiseks aitab tsiviliseeritud maailmas pehvel sohvas lesimisest ja telekale tähelepanu suunamisest. Seda mehed muidugi naiste või eidepäeval ei tee. Kõikidele vähegi arukatele meestele on juba ammu selgeks saanud, et naiste ja lillemüüjate võimsa lobi vastu võitlemisega pole mõtet vaeva näha ja energiat raisata. Parem on juba varakult lillekimpe šokolaadikarp varuda. Tasub naiste vastu ka kogu aasta jooksul kena olla. Hiljutised teaduslikud uuringud näitavad, et inimsugu saaks püsida ka ilma meesteta. Partenogenees ehk neitsist sigimine esineb mitmetel taime- ja loomarühmadel, aga imetajatel, eriti inimestel, siiski ainult erakordsetel juhtudel. Neitsi Maarja sai käima peale ainult püha vaimu ja peaingel Gabrieli vahendusel. Neitsi rasestamist, mida varem pidi sooritama püha vaim, on tänapäeval aga täiesti võimalik ka laboratoorselt. Kahjuks toodaks selline paljundamisviis ainult naissoost 2X-kromosoomiga inimesi. Selle tagajärjel lõpeksid arvatavasti maailmast sõjad ja ka väiksemad lahingud ning kaklused, mis on teatavasti seotud X, Y ja veelgi rohkem X, doppelt Y-kromosoomide kombinatsiooniga. Ilma meeste ja naiste vahelise seksi tungita kaoks aga kahtlemata maailmast ka peaaegu kõik, mis inimeste elu huvitavaks teeb. Kui poleks meeste ja naiste vahelisi suhteid, poleks küll paljuseid rivaliteete ja võitlusi, aga samuti poleks ka kõike seda kunsti, kirjandust, rivaliteeti ja võitlust, mis elu huvitavaks teeb. Lesbose saare Saffo kirjutas küll kauneid luuletusi, aga talle meeldisid mehed, isegi ta oma mees, vähemalt sama palju kui ta sõbrannad. Pealegi on ta ikka peamiselt tuntud sellepärast, et ta oli üks vähestest, kes ka naiste omavahelisest armatsemisest luulet lõi. Naised on kahtlemata meestele ülitähtsad. On nad ju meeste emad, õed, kaasad ja tütred. Ilma naiste ja seksita poleks paljudel meestel isegi mõtet või veel vähem huvi elada. Aga ega naistelegi mehed vähem tähtsad pole. On aga kindel, et võimekate meeste kaudu areneb inimkond palju enam kui võimekate naiste kaudu, sest mehed saavad oma geene palju lihtsamalt, laiaulatuslikumalt ja palju lõbusamalt levitada. Hiljutiste geneetiliste Y-kromosoomi uuringute alusel arvestatakse, et Džingis Khanil, kel oli naisi tuhandete kaupa, on veel praegu umbes 16 miljonit elavat otsest järeltulijat. Ta järeltulijad pidasid nagu ta ise suurearvulisi haarmeid. Džingis Khani vanemal pojal oli küll ainult 40 ametlikku poega, aga ta pojapoeg Kublai Khan, kes alustas Hiina Yuan dünastia ja lisas vähemalt 30 neitsit oma haaremile iga aasta, oli palju viljakam. Naistel, ükskõik kui võimekad nad ka oleks, pole ilmselt võimalik oma geene selle sarnaselt levitada. Pikk raseduse aeg ja lühike eluiga seda lihtsalt ei võimalda. Aga naistepäeva puhul on sobiv ka meenutada mõnda eriti võimekat naist, nagu näiteks Theodorat, keda ajalugu mäletab kui Bütsantsi keisri Justianuse võimsat kaasvalitsejat. Kuigi tal polnud naisena võimalik levitada oma geene suurel arvul, oli Theodora sugulistes võimetes igati võrreldav Džingis Khaniga. Theodora ja ta 2 õde olid noorte tüdrukutena väga vaesed, sest ta saatis nende ema oma kaunid tütred juba varakult raha teenima, nii nagu see noortel ja ilusatel tütarlastel kõikjal kõige hõlpsam ja tasuvam on.
Theodora sai tänu oma erakordsetele võimetele kiiresti tuntuks kui kõige seksikam kurtisaan Konstantinoopolis. Tolleaegne ajaloolane Prokopios kirjeldas ühte Theodora suursaavutust. Kord, kui ta oli läinud piknikule tosina noore täku täis aadlikuga, oli ta suutnud muuta need kõik öö jooksul täiesti teovõimetuks. Ta suursaavutusele pani aga krooni pähe see, et hommikul hoolitses ta põhjalikult veel aadlisoost noorhärrade 30 toapoisi eest. Pärast seda, kui Theodora hakkas Bütsantsi keisri Justianuse eest hoolitsema, tegi too erakordselt võimeka ja andeka noore naise keisrinnaks ja oma kaasvalitsejaks. Theodorast sai üks kõige suurem naisõiguslane, keda maailm on kunagi tundnud. Ta kehtestas karmid seadused naiste prostitutsioonile sundimise vastu, surmanuhtluse vägistamise eest ja põhilised omandiõigused naistele kogu Bütsantsi idamaa impeeriumis. Meie võime küll imetleda mõnede võimekate naiste ajaloolisi suursaavutusi, aga Eesti naistele on siiski kõige tähtsam Eesti naiste ilu, hellus ja armastus. See, mitte naiste ja lillemüüjate lobi, ajendabki Eesti mehi loomupärast tagasihoidlikkust vähemalt kord aastas vallandama ja väljendama naistepäeval sõnade ja lilledega seda, mida nad kogu aasta jooksul tunnevad. Teie naised annategi meie elule mõtte. Teie teetegi elu huvitavaks. Ja teie olete need, kes kingivad meile elu kõige kaunimad hetked. Elagu naised!